teeb mingi otsustava lükke ja üritab nüüd seda veel normaalajal enda kasuks kallutada? No kahtlemata kindlasti mõlemad meeskonntreenerid teevad enda pilgu järgi käigud ära. Ma panin tähele, et Sergei Mošnikov tuli näiteks soojendama ja kahtlemata on Floral seda tüüpi võib-olla siis nagu mängumuudatust vaja, et pall püsiks paremini seal ründetsoonis ja tekitatakse teravusi. Ma oletan, et transitreener üritab esimesel poolajal nii-öelda edu toonud käike ehk siis mängu nulli peal hoidnud käike pigem nagu tsementeerida, et sellised võiksid olla need taktikalised ülesanded treenerite poolt. Aitäh, Aivar, ja meie siirdume siit reklaamipausile ja tuleme tagasi juba teise poole alguses. Ja teine poolaeg Eesti karikavõistluste finaalmängus Narva Transi ja FC Flora vahel on kohe algamas. Esimene poolaeg mäletatavasti lõppes seisu 0-0.
Tere tulemast tagasi, head televaatajad, Kitsekülla A. Le Coq Arenale. Eesti jalgpallikarikavõistluste 2011. aasta finaalmäng Narva Transi ning Tallinna Flora vahel. Teine poolaeg on 1,5 minutit kestnud ning ma võin teid rõõmustada teadmisega, et mitte midagi olulist juhtunud ei ole. Mänguseis endiselt sama, mis esimese poole lõppedes ehk et 0-0 ning vahetusi samuti kumbki meeskond poole ajal ei teinud ning selle puhul olgu üle käidud ka meeskondade koosseisud, millega väljakul viibitakse. Kodumeeskond Narva Trans, samal ajal kui Flora teenib vasakult äärelt karistuslöögi. Täna koosseisus väravas number 1 Dmitri Vjaltšinov, kaitseliin 14 Erik Grigorjev, 2 Toomas Rimas, 15 Stanislav Kito, 16 Dmitri Šiškin, poolkaitses, vabandust, tegin vea, mitte 15 Stanislav Kito, vaid 10 Aleksandr Sabramenko on keskkaitses, poolkaitses 21 Maksim Basjukin, 5 Sergei Kazakov, 7 Marius Pešikorilovas, 12 Viktor Plotnikov, rünnakul 8 Aleksandr Tšekulajevs ja 9 Maksim Gruznov. Florad on samuti koosseis väljakul, aga selle juurde tuleme siis, kui oleme ära vaadanud selle karistuslöögi. 48 minut vasakult äärelt Valeri Minkenen ning tsoon igati ohtlik. Valeri Minkenen, madalal pall sinna ning seal on võimalus! Markus Jürgenson on mees õigel kohal ja Flora juhib karikafinaali 1-0. Ei suutnud Narva Transi kaitseliin Valeri Minkeneni karistuslöögiga korralikult hakkama saada. Palli klaariks ei löödud ning Markus Jürgenson oli õigel ajal õiges kohas ning saab selle palli mõne meetri pealt väga lihtsalt võrku lükata. Ei tea, kas Jürgenson on elu sees lihtsamaid väravaid löönud, sest ega need kaitsed ju väga palju väravaid ei löö. Aga igatahes see oli selgelt lihtne värav ning mänguseis Florale 1-0. 48 minut ning Flora juhib Narva Transil, kes kindlasti esimese poole, aga pidi üldiselt rahul olema. Oldi meeskonna mänguga saadud Flora summutatud, siis nüüd kohe teise poole algatuseks eksimus standardolukorra kaitsmisel ning Flora juhib 1-0. Ning olgu nüüd siis ka see Flora värava löönud koosseis kiiresti veel ka meelde tuletatud. Jahimovitš selles olukorras Kruznovi vastu mängib rahulikult ja kindlalt. Flora täna koosseisus väravas number 12 Marko Meerits, kaitseliinis 16 Markus Jürgenson, äsja värava löönud mees, 4 Aleksei Jahimovitš, 24 Karl Palatu, 19 Gert Kams, poolkaitses 5 Meelis Peitre, 25 Andrei Fronov, 41 Valeri Minkenen, 9 Rauno Alliku, rünnakul number 20 Anu Tupikov ja 11 Siim Luts. Ning olgu see öeldud, et Narva Trans pidi esimesel poolel tegema ka ühe sunnitud vahetuse, kui meeskonna kapten ja keskkaitsja Stanislav Kito sai vigastada kokkupõrkest Alo Tupikoviga. Näohaav oli selline, mida kinni, kus verejooksu peatada ei õnnestunud ning oli sunnitud Kito väljakult lahkuma. Tema asemel tuli platsile Marius Pešikorilovas, mis tähendab siis taktikalises skeemis seda, et Abramenko läks keskkaitsesse ja Pešikorilovas omakorda keskpoolkaitsesse. Aga Trans sai esimesel poole ajal selle ka modifitseeritud koosseisuga väga kenasti hakkama. Teise poole alguses see aga siis esimest korda lasi läbi, kui rääkida ja tuua paralleele sõelade eluga. Nii et 48. minutil Markus Jürgensoni tabamusest asus FC Flora 2011. aasta Eesti karikafinaali juhtima. Kui FC Flora täna võidab, on neil tegu, on see nende jaoks 6. karikavõit läbi aegade ning 5. karikavõit läbi aegade ning 3. viimase 4 aasta jooksul. 2008. ja 2009. aastal FC Flora samuti Eesti karika võitis. Mullu kaotati finaalis, kui Maksim Gruznov lööb kaugelt peale, aga lööb mööda. Mullu kaotati finaalis 0-3 Tallinna Levadiale, aga üle Tuunamullu võideti siis penaltiseeria järel Nõmme Kaljut ning aasta enne seda saadi jagu toonasest Tartu Maak Tammeka jalgpalliklubist, kellest nüüd on saanud otse loomulikult juba palju turedama nimega Tartu Tammeka jalgpalliklubi. Marko Meeritsal väravalöök sooritada ning Flora väravahil muidugi kiiret ei ole. Pärast seda, kui meeskond eduseis on kätte võidelnud, on kõik tunduvalt ilusam kui varem. Siim Luts Šiškini vastu. Ning Flora mehed teevad pea, karistlöök Transile. Pešikorilovas kiiresti lahti mängida siiski saab. Mööda paremat äärt nüüd Basjukin enam sinna jooksmas ei olnud. Jürgenson ja Jahimovitš lahendavad olukorra kahekesti ära Kruznovi vastu. Abramenko, Grigorjev. Jahimovitš jällegi võitluses Narva meestega ning Flora keskkaitsja on selles võitluses edukas. Suudab ta palli kenasti minema lüüa. Narva Trans aga jätkab rünnakut. Pešikorilovas. Gruznov üritab läbi lasta Tšekulajevsile, pall langeb Plotnikovile, kellel tuleb ilus peale praegu
noorelt Narva Transi vasakäärelt ühe puutega otse õhust annab Viktor Plotnikov tuld, aga Marko Meerits on kenasti valmis ja õigel kohal ning püüab selle palli, aga Narva Trans näitas kohe vaid 3 minutit pärast seda, kui kaotusseisu jäädi, et ei soovi nad kindlasti mitte siit Tallinnast täna kaotusega koju sõita. Karikavõistluste hõbemedal on selline medal, mida kodus naisele näidata ei kõlba ning seinale eksponeerimata ammugi mitte. Selle tõttu Narva Trans täna kindlasti soovib sellest mängust ise võitjana koju minna, aga selle jaoks tõsi on vaja nüüd Florale vähemalt 1 värav lüüa, et viia mäng lisaajale ning siis vaatame edasi, kas lüüa juba ennem teine värav või lisaajal teine värav või jätta penaltite peale. Aga igal juhul väravat Narva Trans kahtlemata vaja. Plotnikov kaotab palli. Minkenen, Luts ning Gert Kams ja Rauno Alliku rünnakul on, aga sissevise jääb Florale, sellepärast et Narva Transi meest läheb pallile küll joone. Kams kiiresti selle lahti ka mängib, Frolov, Minkenen, tsenderdus Lutsule, Luts peaga saab pallile pihta küll, aga see lendab täiesti vales suunas ja Narva Transi väravalöögiga mäng jätkub. 48. minutil Markus Jürgenson viis FC Flora karikafinaali 1-0 juhtima. Grigorjev mängib pikalt ette Krusnovile, kena esimese puutega võtab Krusnov palli maha, viib Gert Kamsi kohvile, aga ühtlasi kaotab palli ja teeb ohtliku mängu ning ka vea ja mäng jätkub Flora vabalöögiga. Ning jäetakse see Flora väravahi Marko Meeritsa hooleks. Meerits seal esialgu viivitab kenasti aega ning Narva Transi peatreener Juris Svirkov annab siin neljandale kohtunikule Jaan Roosile ning abikohtunik Neeme Neemlaiule, kes ta eespraegasti sammub selged juhised, et miks ja annab teada oma pahameelest, et miks ometi lubatakse Meeritsel niimoodi aega viita. Nüüd on palli igatahes mängus ning juba Narva Transi omanduses, kuniks Pešukurnovas selle Tupikovile kaotab. Tupikov rahustab tagasi keskkaitsesse Jahimovitšile. Jürgenson, väravautor. Kaotab selle palli praegu Vasjukinen, Narva Transil 3-2 rünnak, mööda äärt edasi ning Krusnovi ei jõua, Tšekulaev selle pallini ei jõua ning tagantjärele Hannes Kaasik annab sealt karistuslöögi, sellepärast et ei jõudnud Narva Transit rünnakut üles võtta ning ühtlasi saab kollase kaardi Aleksei Jahimovitš, kes siin ääre peal vea Vasjukinile tegi, ehk et ehitas Hannes Kaasik esimalt lasi edasi mängida, siis nähes, et Tšekulaevs pallini enne küljejoont ei jõua, võttis olukorra tagasi, määras Narva Transi kasuks karistuslöögi, mis tõsi tuleks välja mängida muidugi praegu küljejoone juurest, mitte 5 meetrit sealt küljejoonest eemal. No ja see karistuslöök mängitakse väga vales kohast, aga Jahimovitš sai siis sellest olukorrast ka kollase kaardi, et 55. minutil esimene kollane kaart ning Aleksei Jahimovitšile teenis. Pešukurnovas tõstab palli kasti, meeste summasse pall läbi põrkab, sööstab selle järele lõppkokkuvõttes Abramenko, sööstab ka Alliku ning sissevise jääb Narva Transile. Kasakov, Plotnikovi tsenderdus ning Palatu paneb jala vahele ning siit tuleb Narva Transile mängu esimene nurgalöök. Esimesel poolel nurgalöögid 6-0 FC Flora kasuks. Nüüd teenib oma esimese ka Narva Trans ning vaatame, kas ja mida suudetakse sellest tekitada. Marius Pešukurnovas, Leedu mees, kes standardolukordades parem enamikest rahvuskaaslastest asub palli taha. Narva Trans viib praegu Flora väravalla väga suure meeste summa ning Pasjukinit eespostist otsitakse, aga saab siiski Siim Luts palli minema läinud. No see, mida Narva Trans praegu tegi, ehk et sinna väravahi 5 meetri alasse viib väga palju mängijaid, meenutab muidugi FC Flora ühte kindlat nurgalööki, mida väga palju harrastati siis, kui meeskonna peatreener oli Arno Paipers, kes siis oli, see oli siis aeg, kui Flora ja Trans viimati karikafinaalis vastamisi oli, nagu Aivar Pohlak poolel jalgpallistuudios meenutas, ehk et näiteks 2001. aastal karikafinaalis Flora Trans, ma olen kindlasti, et me nägime täpselt samasugust nurgalööki, nagu praegu Trans üritas mängida Flora esituses, aga tõsi, toona siis Floral, sarnaselt praegu nagu nüüdki, Transil polnud kasu, polnud toona ka Floral sellest kasu, sest et Flora toona karikafinaalil lisaajal siis 0-1 kaotas. Pešukurnovas, Krusnov.
Pesukornovas uuesti, Tšekulaev suluseisu ei ole, Tšekulaevs vastase kaitseliini selja taga ning Jahimovitš suudab teda piisavalt palju segada, pall ei jää praegu Läti ründajale jala peale ning pääseb Flora mehed sellest plindrist ning Narva Trans võtab aga üles oma järjekordset rünnakut. Esialgu siiski katkeb Abramenko, pikk pall ette, langeb Jahimovitši saagiks. Paremasse äärde Gert Kamsile. Frolov. Ning mööda äärt edasi ning Gert Kams on jõudnud nurgalipu juures pallini, tema vastas Grigorjev ning out jääb sellest olukorrast Florale. Senderdus Tupikovi suunas, aga Vjaltšinov on rusikaga vahel, pall üle otsajoone ja teise poole esimene nurgalöök FC Florale, mis neil on terve mängu 7. Nii et teisel poole võib öelda, mäng on tunduvalt elavnenud, ei ole midagi öelda. Seis on muutunud Narva Transi ja FC Flora jaoks, võiks öelda vist akuutsemaks, ehk mõlemad meeskonnad üritavad rohkem ja suudavad rohkem segada teist, aga siiski väravani seni jõudnud vaid Flora ning nüüd oma 7. nurgalöögiga nad ka teist tabamust üritamas on. Valeri Minkenen, kes andis ka selle karistulöögi, mille järel Jürgenson palli väravasse lõi, nüüd ka seda nurgalööki toimetamas. Tagumise posti kõrge kaarega, aga Dmitri Vjaltšinov on nagu selline mammut seal karistusalas ja kahmab palli oma kihvade vahele, mis on tuntud ka kui käed ning pika väljalöögiga pall ette, sealt Flora mehed löövad selle outi ja sissevise Narva Transi meeskonnale. Grigorjev seda viskama. Plotnikov tagasi Grigorjevile. No tsenderdust on Narva meestel vaja, aga Grigorjev, mis sa salata, terve hooaja vältel on näha olnud, et ütleme, kiiruspalliga tegutsemises just tema trumpe ei ole. Ehk et ründefaasis Grigorjevi oskused jäävad selgelt siiski selliseks kehvemapoolseteks enamikes meistriliiga lahingutes ja seal ta just oma tugevamaid külgi ei näita. Ehk et polnud tast väga palju oodata. Siin aga Narva Trans ründamas Pasjukini madal pealelöök ning Marko Meerits eesnurgas tõrjub palli üle otsajoone. Narva Trans ei ole alla andnud. Tahavad nad seda Eesti karikat endaga täna kaasa võtta ning jätkavad seda rünnakut Laviini pärast 48 minutit, kui Markus Jürgenson FC Flora meeskonna 1-0 seda kohtumist juhtima viis. Siit meeskonnale teine nurgalöök ning Marius Pesukornovas seda toimetama. Narva Transil vastase karistuses koguni 6 mängijat, nii et jõud on suured, lootused on suured, kas tuleb ka nendele jõududele ja lootustele vastav tulemus. Pesukornovas laseb madalalt ja hästi laseb praegu sealt. Riimas siiski pallini ei küündi. Maksim Krusnov jätkab võitlust ning pall endiselt, siiski võitleb seal väga osavalt FC Floral Narva Transile audi sisse viske välja. Ning Viktor Plotnikov seda toimetama. Krusnovi suunas jääb madalaks, Frolov lööb palli kastist välja, Minkenen jätkuüritus väga ei õnnestu, aga sissevise jääb siiski Florale. Tund aega on kohe mängitud Eesti karikavõistluste 2011. aasta finaalmängu Narva Transi ja FC Flora vahel. FC Flora on kohtumist juhtimas Markus Jürgensoni 48. minuti väravast ning pool tundi lahutab neid klubi ajaloo 5. Eesti karikavõidust. Alliku ning Abramenko pall mööda äärt edasi, aga täpselt Alliku jala peale ning Flora rünnak jätkub. Siiski ei suuda Alliku söötu Lutsule lükata, vaid sissevise jääb Transile. Pesukornovas. Krusnov vahetab äärt paremasse serva, kus on Pasjukin, teda tuleb katma Meelis Peitre. Pasjukin raustab tagasi Šiškinile, Kazakov. Uuesti Pesukornovas. Šiškin on tal rünnakule toeks, aga on sunnitud mängima tagasi keskkaitsesse Aleksandr Abramenkole. Abramenko on mees, kes ütleme palli selles mõttes kardab, et kui see temale söödatakse, siis ta tahab sellest võimalik kiiresti lahti saada. Ehk et ta ei usalda oma tehnikat, ta on võimeline palli väga kõvasti lööma, kui on vaja kaitsetööd teha ja veel kõvemini võib ta lüüa vastaseid, kui on vaja mees maha võtta. Aga jah, palli tehnika töötlemine nüüd Abramenko lemmik elementide hulka ei kuulu ning ka antud puhul ta selle seal siis tagasi väravälja söötis. Nüüd on aga olukord juba jõudnud edasi rulluda
ning Narva Transi kaitseliin ise keskis söötu lükkamas ja üritamas niimoodi rünnakut üles võtta. Grigorjev pikalt ette, Tšekulaevs jätkab peaga Kruznovi suunas, aga Jahimovitšini jõuab pall esimesena. Toome täärt edasi, võitluses Frolov ja Pešekurnovas viga ei ole, kuigi Pešekurnovas kukub ning ka järgmises olukorras pole viga, kui kukub Alliku ja Narva Trans saab rünnaku paremale äärele viidud. Siin Basjukin, kelle vastas väravalööja Jürgenson. Basjukin ei saa Jürgensonist mööda, üritab madalat söötu Kruznovile, see kohale jõuab, pall põrkub keskväljal Kasakovile, too lükkab Pešekurnovasele. Narva Transi rünnak endiselt jätkumas on, paremal ootab söötu Basjukin, siia tuleb rünnakulappiga Dmitri Šiškin, saab palli töödeldud, lükkab Basjukin, jätab kenasti praegu palli Tšekulajevsile, too võitluses Jahimovitšiga, aga tugevam on praegu Flora kaitsja ning jääb tolles olukorras palli ja olukorra peremeheks. Peeter pikk sööt ette on sihitu ning jõuab Abramenkole, kes lööb selle aga out'i. Samal ajal on FC Flora ette valmistamas oma esimest vahetust. Sergei Mošnikov on väljakule tulemas ning eeldada võib, et M-kumb keskpoolkaitsjatest, kas Minkenen või Frolov ning mis seal salata, pigem ikka Frolov ära võetakse. Aga eks näis, ärme rütta sunnustest ette. Kruznov võitluses kahe Flora kaitsjaga ning mis seal salata, Maksim Kruznov paistab võrdlemisi juba hapniku võlas olevat. Nägu on punane peas, joosta enam väga ei jaksa, duelle kipub kaotama. Varsti peab hakkama mõtlema Narva Transi peatreener Juri Svirkov käikudele, kuidas oma ründeliini värskemat verd tuua. Näiteks Anton Nepihhin on sealt pingi pealt võtta. Siin aga Flora tsenderdus Siim Lutsu suunas ning nüüd Peitre pealelöök ette posti, aga püüab selle Vjaltšinov siiski. Jõudu ei saanud praegu Peitre sellele pealelöögile taha. Oli küll seal sihti ja oli ka igati sellist tehnilist oskuslikkust, aga jõudu jäi väheseks. Jürgenson pikalt Lutsu suunas. Too jätkab Tupikovile, aga Riimos on esimesena vahel ning Pešekurnovas viib keskväljal kohvile Andrei Frolovi ning viib endiselt edukas rünnakut ülesse. Madala sööt Tšekulaev suunas kohale ei jõua ning nüüd on Flora kaitsjad juba palliga viidud see ette Siim Lutsule. Siim Luts asub teele vastase värava suunas, aga Aleksandr Sabramenko on tal õigel ajal õiges kohas vastas, täpselt nii nagu olema peab. Pešekurnovas järjekordne ilus sööt paremas säärde Basjukile, too võtab tahapoole palli Šiškinile. Pešekurnovas, Šiškin. Ning rünnakul on kiirust vaja, Narva Trans, aga nüüd Šiškin ja siiski jääb palli omanikuks. Peitre mängib tolles olukorras siiski selgelt halvasti ja nüüd tolles olukorras teeb veel ka vea Jürgensonile. On seal nüüd Jürgenson püha viha täis ning näitab abikohtunik Neeme Neemlaiule, et see oli viga, aga Neeme Neemlaidu see väga ei huvita, jätab külmaks. Jürgenson on nõutu, samal ajal Flora teeb oma vahetust ning ära võetakse hoopis äärepoolkaitsja Meelis Peitre, mis tähendab, et Mošnikov võtab ise sisse koha emal kummas. Vabust, ja Siim Luts läheb vasakusse äärde ning Flora läheb 4-5-1 süsteemile üle. Ehk et Tupikov jääb üksinda rünnakule. Trans aga jätkamas rünnakut ning siiski antakse pall džentelmenlikult tagasi Flora meeskonnale. Markus Jürgenson ei suuda endiselt ära uskuda, et Šiškinile võitluses temaga viga ei vilistatud. Jah, jalad all teesta seal Jürgensonile sisse läks, aga kohtunikud lugesid, et tõesti mingit viga ei olnud, vaid selgelt üritas palli mängida ja vaata, et mängiski. Igatahes viga ei fikseeritud ja sellega tuleb Jürgensonil nüüd leppida ning mänguga edasi minna. Siin näeme nüüd olukorda veel ka korduses, Šiškin saab Peitrest mööda ning seal jah, üritab palli mängida, tavab aga Jürgensoni säärt, õnneks seal nüüd säärekaitse oli selgelt siiski vahel ja Jürgenson on juba ise ka väljakul tagasi, mingit vigastust ta seal ei saanud ja ei saanud ka eriti haiget, oli lihtsalt pahane selle üle, et Šiškini korgid tema säärt tabasid, see on potentsiaalselt tõsi ohtlik vigastus, aga samas peab tõdema ka seda, et Šiškin ei tahtnud tõesti mitte midagi paha, tahtis olla hea inimene, mängida jalgpalli, sest head inimesed mängivad ikka jalgpalli. Seal aga nüüd Kruznovilt palli kaotus ning Flora vasturünnak. Mošnikovi esimesed pallipuuted, vahetusmees vaatab, hoiab, lükkab Minkenenile, toob paremas äärde, Kamson rünnakul, Alliku ning nüüd on Flora paremalt äärelt tulemas, sööt senderdus ning suurepärase tõrjega toob praegu Dmitri Vjaltšinov selle Sergei Mošnikovi pealöögi ära. Seal oli kaks ilusat lendu järjest, esmalt Kimalase lend Sergei Mošnikovilt ja siis pantri lend otsa Dmitri Vjaltšinovilt, kes selle palli ära tõrjus, mänguseis endiselt 1-0. Ning Markus Jürgenson saab nüüd Hannes Kaasiku käest hoiatuse, et ajaviivitamine lõpeb nüüd ja kohe või järgneb kollane kaart. Jürgenson ette Tupikovi suunas.
ning Bežikor-Novas võtab ta palli ära. Pärast Flora juhtväravat on Narva Trans sündmusi väljakul valitsenud, on pall rohkem nende käes püsinud. Kruznov lükkab palli edasi Tšekulajevsile, kes on suluseisus. Ja see suluseis oli väga selge, ütleme niimoodi. Aleksei Jahimovitš vabalööki lahti mängimas. Palatu, Kams. Minkenen. Mošnikov mööda äärt edasi Gert Kamsi suunas, aga küll ei jõua pallil ennem vastu kui Gert Kams ja sisse viis Narva Transile. Grigorjev tagasi Riimasele. Kruznov. No, ütlen ausalt, et nüüd kaugelt vaadates Kruznovi punane tema näost on natukene kadunud ehk et äkki ikka jaksab veel veidikene. Bežikor-Novas järgjuurdse palliga otsib praegu Basjukinilt ning Markus Jürgenson mängib käega. Nõuavad praegu transimehed talle kollast kaarti, aga käsi oli juhuslik ja seetõttu Hannes Kaasik näitab, et karistuslöök jah, aga kollast kaarti mitte. Bežikor-Novasel kästakse palli pidevalt tahapoole viia. Lõpuks nüüd see asukoht kohtulikke rahuldab. Frolov, kas on 9 meetrit, noh pigem ei ole, aga karistlöögi andmiseks on siiski luba antud. Bežikor-Novas madalalt kasti ning pääseb sealt löögile Kasakov, aga lööb lõppkokkuvõttes mööda ja mäng jätkub Flora värava löögiga. Narva Transi peatreener Juri Svirkov vangutab peab, võtab lonksu mineraalvett, aga mis seal salata, on ta suutnud meeskonna pärast selline kaotusseisu jäämist kenasti mobiliseerida ning Narva Trans annab Florale survet, üritab väravat ja on jõudnud ka momentideni või vähemalt selliste poolmomentideni, ehk et Narva Trans ei ole alla andnud ja võitleb selles karikafinaalis kindlasti lõpuni. Marko Meeritsa pikk väravalöök lendab üle mitme mehe pea, kuniks jõuab Dmitri Šiškinini. Frolov vasakusse äärde, Tupikovile suluseisu ei ole, kuigi Narva mehed seda ootasid. Tupikov võtab teisest lainest kaasa rünnakule Markus Jürgensoni. Tolle tsenderdus lendab üle meeste ning nurgalöök FC Florale, sest Erik Grigorjevi peast võtab see väikese tripsu. See on FC Florale selle mängu 8 ning teise poole teine nurgal. Valeri Minkenen läheb seda toimetama. Ning Valeri Minkenenil on praegu karistusalas potentsiaalselt sihtmärke tükki 5, ehk et Floral on päris arvestatud jõud sinna viidud. Otsitakse üles, Tupikov pääseb löögile täiesti vabalt sealt 5 kasti joone pealt, aga ei saa peale lööki piisavalt madalana hoitud, vaid lendab see siiski niimoodi pea lae pihta see pall ja sealt omakorda juba üle värava, kuigi võimalus oli tõsi päris hea. Vjaltšinovi pikk väravalöök, Plotnikov, Kruznov, Tšekulajevs, aga Kruznovile fikseeritakse viga võitluses Andrei Froloviga. Kruznov, kes seal juba 10 minutit tagasi võrdluse vaevaliselt väljakul liigub edasi, aga ilmselt vaevaliselt, aga siiski paistab, et esialgu veel Narva Trans rohkem vahetus ei planeeri, kuigi seal mehed sooja teevad, aga kedagi vahetuspingi juurde Juri Svirkov kamandanud ei ole. Riskantne tagasimäng Narva Transi meestelt ning Vjaltšinov on sunnitud palli auti lööma. Minkenen otsib Siim Lutsu, Luts saabki pea vahele, aga palli lööb kastist minema Aleksandr Sabravenko. Kruznov jätkab Tšekulajevsi suunas, too mängib nüüd natukene ohtlikult Jahimovitši vastu ning Tšekulajevs on esimene Narva Transi mängija, kes täna kollase kaardi saab, 71 minut ning esimene kollane kaart ka Narva Transi meestele. Ning Aleksei Jahimovitš tolles olukorras sai päris valusalt ka haiget. Olukord
kordus ning tõesti Tšekolajevs nüüd jalg ees sinna läheb ning Jahimovitši hüppeliiges ta tabab. Paistab, et Flora keskkaitse siiski on piisavalt kosunud juba praegu sellest paugust, et saab seal väikese külma aerosooli ravi ning korraks väljaku kõrvale ja siis juba väljakule tagasi, igatahes jää juba ise omal jalul, nii et õnneks midagi hullemat ei juhtunud, aga viga see oli ning Tšekolajevs ka kollase kaardi sai. Flora karistuslöögi mängib lahti Valeri Minkinen. Mängib selle paremasse äärde Rauno Allikule. Grigorjev lükkab palli aga Plotnikovile, nüüd Narva Transil vastu võimalus. Floral praegu üks kaitse vähem. Tšekolajevs võitlemas Palatuga ning out jääb Narva Transile. Ning Narva Trans ründamas. Jahimovitš samal ajal väljakul tagasi ja Flora uuesti täiskoosseisus. Abramenko. Šiškin. Tagasi Vjaltšinovile. Rimas.